kui te ei taha ennast vaktsineerida, siis te kardate pimeda selendada nagu Jaanimardikas või kardate, et Bill Gates hakkab teid jälitama nagu surmvana inimest, siis kuulab siia. On ka muud võimalusi trenni teha. Tere tulemast mu fucking elukooli. Ja eelmise koroona ajal ma näitasin teile, kuidas kodujõusaal ehitada omale. Ja kui te olete vaimuhaige või lihtsalt puudega ja te ei saanud sellest aru, siis pole hullu, on ka muid võimalusi. Rendis. Ja kui te ei saa jõusaali minna, te kindlasti mõtlete, et te võite jooksma minna. Kui sa tahad välja näha nagu vähihaige laps, siis jooksmine põletab su lihast ja suured lihased näitavad su asukohta sotsiaalses toiduahelas. Ja sa tahad olla selle tipus nagu tähtjuudi jõulupuhul, mitte seal põhjas, kus on lambad ja lehmad ja muud taimetoitlased ja veganid. Nii, kuulab siia. Esimene asi, kus mulle meeldib käia lõuga tõmmamas, on laste mänguväljak, nagu te näete siin. Aga tihtipeale te tulete siia ja näete, et siin ei ole ühtegi last, kellele lõuga tõmmata, siis võite ka minna kohe edasi jõulinnakusse ja teha seal rippes kätekõverdusi. Nii, ja järgmine koht, kus trenni teha, on jõulinnak, nagu te näete siin. See on siis koht, kus põhiliselt teevad trenni vaesed ja kriminaalid ja lapsed. Aga ka samuti sina, sest sa ei saa enam jõusaali minna. Aga enne kui hakkame suurte rasustega trenni tegema, tuleb teha soojendus. Nii, soe tehtud ja lähme kohe esimese harjutuse juurde, milleks on siis muscle up'id. Peale. Ja see on kõige parem harjutus, mis siis treenib põhiliselt su ego, sest kõik teavad, et muscle up'i saab teha, et kaod mehed. Eks ole? Ja soovitan seda esimesena teha, siis pärast ei jõua. Ja läheme kohe edasi siis rippes kätekõverdused. Neid on ka erinevad variatsioone, mida teha saad. Ja ma näitan sulle mõned parimad. Tere! Laihaare. Kitsasaarne. Althaare. Ja. Alt Laihaare. Ja. Ja sinä anna takaisin. Ma jäi kinni. Ja see on põhimõtteliselt kõik, mis sa väljast teha saad. Ja järgmiseks on meil siin õlapink. Kindlasti olete näinud, et Ott Kivikas on neid päris palju välijõusaali avanud viimasel ajal. Ja noh, loomulikult sa tuled siia, sa paned kohe põhja, sest ilmselgelt on need liiga kerged. Ja see on hea jalaharjutus. Pole kaamera maa tule appi, tead kui kallis mõne raud on. Ja kui rinde tahate teha, siis eriti välijõusaalides tuleb alati põhja panna. Sest sa tahad samamoodi koos rinnalihasega tahad sa ka oma ego maksimaalselt treenida. Eks ole? Mis ta kergemaks läks? Kas ma saan tugevamaks? Ja teete umbes mingi 200-se, ütleme umbes 200 kordust ja 4 seeriat. Siis see tõmbab rinna täiskünna. Ja see treenib hästi siis sõrmsääre kärrelihast. Ja karukäärme hüpiklihast teeb see samuti.
harjutustreeni hästi, siis õlavõõt rööbik lihast. Ja samuti kerepõimik kolmiklihast. Ja peale igat harjutust on umbes 2 seeriat elos paras teha. Et siis vastata oma e-kirjadele Tinderis. See ei ole nii nagu paistab. Ja küll, võtsin väikse snäki kaasa. Sest enne trenni tuleb trenni teha. Ja min. Abiga. Nii, ja samuti saate võtta oma kummilindid, mis te ostsite esimese karantiini ajal ja kunagi ei kasutanud neid. Sest oled laiskaks iga. Jah, kummilindid, väga hea, saab piitsa teha. Sest piits on elementaarne, eks ole? Kuulete? Piits kasvab. Ja vööt rööbik lihas ka. Piits. Ja lehmalüps. Ja samuti jalgratas on väga hea treeningvahend, eks ole? Sest sellega saab hästi piitsa teha. Ühe käega. Võtsa. Nii, ja järgmiste harjutuste juures soovitan kindlasti maski kanda. Noh, oma turvalisuse huvides, eks ole? Kiire piitsaps. Ja peale harjutuse lõppu paneme kohe treeningvara siia käru peale, sest siit on pärast hea võtta ja järgmisi seeriaid teha, aine. Kiire õlg. Okei. Ega mul väga palju aega täna ei olegi siin trenni teha. Ja kui teil on trenn tehtud, siis kindlasti väga tähtis osa on ka lõdvestus selle juures ja et alustada taastumusprotsessi. Seega peale trenni teeme umbes 4 staadioni ringi rahulikus tempos jooksmist. Okei. Võid kinni panna, selle me lõikame välja. Ja sellega võtakski tunni kokku. Kui teile video meeldis, siis like, share'i või masturbeeri ja vaadake meid ka järgmine kord, kui ma näitan teile, kuidas koduste vahenditega vaktsiini toota. Mina tänan. Super set.